Tere, head inimesed! Mina olen täna jälle Kristjaniga siin imede põllul ja tänase saate teema on rehvid. Räägime erinevatest mõõtudest, räägime kasutusalast, räägime kasutusvõimalustest ja proovime rääkida kõigest sellest, mida üks rehvisaade endast peaks sisaldama. Ja me räägime mitte ainult rehvidest, vaid spetsiaalselt maasturrehvidest. Just. Nimelt. Aga enne kui me hakkame rääkima nendest väga erinevatest rehvidest, mis meie ette on siia välja pandud, siis räägiksime ehk mõõtudest. Nii imelik, kui see ei tundu, siis tegelikult rehve märgistatakse 3 erineva mõõtesüsteemiga. Kõik on ilmselt harjunud nägema oma tavalise rehvi peal mõõtu, mis koosneb siis 3 numbrist, kaldkriipsust, 2 numbrist ja siis R-tähele järgnevast numbrist, ehk see esimene number on siis rehvi laius, järgmine kaldkriipsu taga on siis kõrguse laiuse suhe ja siis R-i järele on mitu tolli velje peale see on mõeldud. Just. See on nüüd kõige levinud meetermõõdustikus. Samas nii üllatav, kui pole, on olemas 2 tollmõõdustikus rehvi mõõtu, on nimetatud imperiaalne. Selle puhul on siis rehvi mõõt, kus on siis 1 või 2 kohaline number, komakoht ja järgneb siis R-täht ja mõõt. Ehk näiteks väga levinud maasturrehv sõjaväeautel 7,5 R16. Ja kui nüüd tekib küsimus, et millele ta vastab, siis temale kõige lähedasem meetermõõdustiku rehv on näiteks 235 R16. Et sellist imperiaalmõõdus rehvide leiate reeglina just kas siis vanema põlvkonna maasturite või sõjaväe päritoluga autode alt. Olgu ta siis Land Rover, G-seeria Mercedes või näiteks Volvo. Ja kolmandaks on siis väga suurtel rehvidel, maasturamadel on tollmõõdustik märgitud kujul, kus on siis 2 numbrit ja selle järjes R-täht ja 15, näiteks väiksematel rehvidel 31, 10,5 R15 või siis juba suurtel 35 tolli R15. Ehk et reeglina te ei leia neid tollmõõdus rehvi mõõta alla 31 tolli ehk väikestelt rehvidelt. 30-31 on see piir, kus nad hakkavad. Samas on ka juhused näiteks, kus mõned tootjad märgistavad oma rehve ka väga suuri meetermõõdustikus. Näiteks BF Goodrich on olemas rehvid, kus on lausa 315, 325 murd midagi, mis tegelikult vastavad juba selle suure tollmõõdustiku omale. Nii et rehvide valimise puhul me oleme hästi tähelepanelik, kuidas on see mõõt märgitud ja kui tekib küsimusi, kindlasti küsige nõu oma rehvimüüja käest, et millist rehvi, mis mõõdus alla valida sinna. Aga millest see erinevus üldse tuleb tähistamise mõttes? Selles mõttes tollmõõt ja siis meetermõõt on selles mõttes nagu lihtne, et erinevad kontinendid. Aga imperiaalmõõt on, nagu ütleb, ikkagi pärit Suurbritannia poole pealt, et eks on ajalooliselt hakatud rehve erinevalt märgistama ja nii ta on kujunenud ja selline paralleelne süsteem on jäänud. Tõsi, tänapäeval ütleme enam on levinud toll ja meetermõõdustik imperiaalmõõtu kohta tõesti väga harva juba spetsiaaltehnika puhul reeglina. Ja imperiaalmõõdu puhul me sügavuti ei lähe, aga tegelikult on seal lausa kirjutusviisis võimalik aru saada, kas tegu on diagonaal- või radiaalrehviga. Et kes tunneb huvi, siis võib guugeldada netis ja leiab kindlasti väga põhjaliku info selle kohta, mismoodi neid erinevalt märgitakse. Aga liigume edasi siis kasutusala poole peale. Astume natuke sinnapoole ja kõigile väga tuttav, tavaline selline tänavarehv. Igapäeva kasutuseks inimestele, kes ei tiku oma maastikuvõimelise sõidukiga just iga päev väljaspool asfalt või kruusateid. Hea, vaikne, kütusesäästlik. Samas peab muidugi nentima, et juhul kui tekib vajadus keerata asfaldi tee pealt maha, siis võib tekkida olukord, kus see rehviga väga kaugele ei jõua. Iseenesest visuaalselt vaadates mustrit nagu tundub ja... Mustrit tundub, aga ütleme, et eelkõige on seal sellised veesooned väljajuhtimiseks ja kui muda tekib siia, siis ta üsna kiiresti kitib selle kinni ja ei ole ise puhastuvat. Et siin on lihtsalt üks näide. See konkreetne, ütleme, on isegi suhteliselt karvane linnarehvel, kus on olemas teatav külje klots, mis ta hoiab, aga jah, ta ei ole niisuguse tõsise offroadi jaoks nüüd. Sest loomulikult ei ole mõtet hakata enda autole ostma alla suurt ja karvast rehvi, sest ta teeb häält, ta on ebamugav vaate peal, kui ta ei kavatse kunagi sõita maastiku peale. Järgmised rehvid on all-terrain ehk siis iga maastiku, iga ilmarehvid. Eestis on üks levinuvaid siin välja pandud, see on BF Goodrichi AT, all-terraini rehv.
tegu on nii-öelda teadliku maasturiomaniku rehviga, ehk et kui te näete kuskil mõnes kaubanduskeskuse parklas sellise rehviga maasturit, siis ilmselgelt on see inimene juba veidi teadlik oma autode võimetest ja ta ei ole seda juhuslikult alla ostnud. Et naabril oli ja panin ka. No, eks on ka neid juhuseid, aga ütleme, et reeglina ta on selline rehv, mis sobib niisuguse keskmisele kalajahimehele, kes keerab väiksema tee peale, mis võib teinekord üsna porine olla, inimesele, kellel tuleb võib-olla koduteed läbida niisuguse veidi pehmema pinnasega, aga samas suuremat off-roadi ta vast selle rehviga ei tee. Selle rehvi eelised, võrreldes nüüd maastikurehvi, tavalise linnarehviga, on esmalt see, et nagu näha, see muster on oluliselt suurema vahega, ehk tal on palju parem isepuhastusvõime. Teiseks, tal on olemas küljeklots, mis annab võimaluse rööpast välja ronida, kui läheb väga sügavaks. Ja ta on ka samas väga hea vee ärajuhtimisvõimega oma lahtise mustri poole pealt. Rehv on ka kergelt lamellitud, võime julgelt praktikas öelda, et vähemalt ühe talve annab temaga rahulikult täitsa just ära sõita. Ta loomulikult ei ole sama hea pidamisega kui päris lamell või naastrehv, aga täiesti rahulikult sõites saab temaga talvel sõita. Loomulikult ei ole ta nii hea läbivusvõime, kui on mudarehv, aga eks ta on mõeldud ka vähe teise keskkonna jaoks. Ja kvaliteetsed all-terrain rehvid Eesti oludes kestavad sõita kuskil 60–80 kilomeetrit, mis on päris korralik läbisõit, eks see sõltub väga palju ka autost ja juhist, aga sinna vahemikku need läbisõidud sellise rehviga jäävad. Jah, eks seda annab muidugi erineva pinnase peal lõhkuda ka. Ja loomulikult, eks teil on varemetest sõitmas. No, eks teil on kogemusi ka pikalt nii-öelda automatkalt, kus rehvid kulusid ära ütlemata suure kiirusega, kus kivid ja kaljud neid näksisid. Aga ütleme, Eesti teede peal, kes just sellise rehvi valib, siis on see hea valik ja ta on suhteliselt vaikne ja pehme rehv ja ei anna oluliselt suuremat kütusekulu juurde võrreldes asfaldirehviga. Ja jõuamegi edasi nüüd juba siis karvasemate rehvide poole. Siin on meil välja pandud üks Cooperi selline maastikurehv ja mis nüüd teeb ta nüüd veidi erinevaks teistest on see, et tal on sees olemas naelaaugud. Ehk et väga paljudel tootjatel on ka maastikurehvid, mida on võimalik naelutada. Ehk et nagu me teame, siis talvisel hooajal võib sõita rehviga, kus on märg M+S. M+S tähendab teatavasti maad pluss nõu. Seega iga talverehv ei ole mudarehv, aga iga M+S mudarehv on teatavasti talverehv. Ja selleks, et muuta see sõitmine palju mugavamaks, on siis erinevad võimalused selle parandamiseks, ehk kas naelutada või siis näiteks lamellida. Jah, lamellimisest me oleme tegelikult juba ühes saates rääkinud ja selle lingi paneme siia saate alla ka, kellel nägemata jäi, et seal on siis selgelt ära näidatud, kuidas see protsess käib ja kuidas ka neid naelu sinna sisse panime. Selles saates me muidugi keerasime naelu sisse, sest meil ei olnud valmis puuritud rehvi ja seal on kohe auke ka sees, nii et läksime sellise kergema, kallima, aga selle eest efektiivsema keeramise teed. Jah. Aga tuleme tagasi nüüd selle mudarehvi juurde enda, siis nagu võrdlus näeme, ta on veel rohkem avatud mustriga, mis võimaldab siis sellel rehvi vahele tuleval pinnasel paremini irduda rehvi küljest. Ja sügavam on ka. Sügavam on oluliselt ka jällegi, et see vahe on täitsa olemas. Et see, mis meil siin välja pandud, on niisugune suhteliselt levinud mõõduga 17-tolline mudarehv, tänapäeva maasturitel paljud on juba 17 tolli velge all, vähe kitsam, ei ole liiga lai ja mahub ilusti ilma ümberehitusloata ka auto alla. Annab ta loomulikult võimaluse sõita väga karmil maastikul, siin muda ja savi sees ilma kartmata, et tekiks seda hetke, kus rehvil pidamist ei ole. Ja loomulikult peab arvestama nüüd ühe kõrvalmõjuga ja selleks on see, et müra. Paratamatult suur klots tekitab veeremisel müra ja see tuleb ka kõige parema heliisolatsiooniga autosse sisse. Ja teiseks loomulikult veere takistus on suurem, ehk et kütuse kulu suureneb. Et me arvestame, et mudarehviga tuleb kuni liiter juurde 100 kilomeetri kohta. Ma arvan, et see, kes peab lugu sellisest teevälisest sõidust, nii väga tähelepanu sellele mürale ei pööragi, et ta pigem selle rehvi valikuga juba teab. Ta võib mõnele algajale sellise maasturi tule üllatusena, et see kütusekulu näidik hakkab oluliselt kiiremini langema, tema pardakompuuter näitab suuremat numbrit ja ütleme, et see mõnus vaikne auto, mis sai mõned aastad tagasi võib-olla ostetud, on muutunud kuidagi mürarikkamaks. Üleöö kuidagi nagu vanemaks. Jah, et on küll uus rehv, et eks siin on olnud ka küsimusi, et ostsin siukse uhke ja kalli rehvist, ega mudarehv korralik ja odav ei ole. Olen maksnud 300–400 eurot vähemalt rehvi eest ja
mis toimub, et kus selline müra. Aga samas nii üllatav kui pole, näiteks BF Goodrichil meil on siin 2 mustrit, AT ja siin üks suurem on MT2, nende 2 müratase on täpselt sama, sest tänapäeval on teatavasti kohustuslik, et märgitakse see detsibellide rehvi peal ära. Ja mõlemal on näiteks 76 detsibelli, nii et on suudetud viia ka see mudarehvi müratase samaks nagu All-Terrain rehvil, et selle nimel näevad kõik rehvitootjad vaeva, et oleks endiselt sama mugav nagu All-Terrain rehviga sõitmine ja sama vähe müra rohkem. Aga tuleme vähe suurema ja karmima rehvi poole. Tead, ma küsin sulle vahele ühe sellise küsimuse. Need väiksed rehvid, nii-öelda väiksed rehvid, on kõik 17-tollisele väljale mõeldud ja mida suuremaks lähme, seda väiksemaks läheb ka velg ja seal lõpeb siis juba 15 juures ära, et millest see tuleb? Nii ta paraku ei ole, sest näiteks siin rivis on meil ilusti olemas 17-tolline, siin 15-tollise velje peal 17 ja siin üldse on meil 18-tollise velje jaoks. Okei, aga mis see selline enam levinud on või millest see? No tegelikult tänapäeval on paljugi see velje mõõt kinni sellest, kui suured on nüüd pidurikettade ja pidursadulad. Sest vanasti oli üldlevinud Master Ref oli kas 15 või 16 tolli väljale ja sealt edasi juba tavaliselt pidi rahulduma tavalise asfaltsõidurehviga. Paraku jah, tänapäeva autodel on võimsust juurde tulnud, pidurid peavad olema võimsamad ja sellega läheb ka pidurisüsteemid suuremaks ja nõutud suurem velg, nii et tegelikult on võimalik tänapäeval leida ka isegi 20-22 tolli väljale täiesti pädevat maastikusuutlikku rehvi, et ei pea alati ringi sõitma selle ilusa läiku siledaga, mida salongist kaasa müüakse teie autole. Et see on täpselt nii, nagu ette näeb teie autotootja selle velje suuruse ja nii, nagu see auto konkreetselt võimaldab. Aga igal tootel on siis enam-vähem olemas see valik, et millise rehvi või väljamõõdule tal... Jaa, et suurematel tootjal on praktiliselt kõik need mõõtle olemas. Loomulikult, kui teil on nüüd väljamõõt väga suur, 20 ja ülesse, siis võib tekkida nüüd probleem mõningad tootja puhul, et ei ole väga suurt rehvimustri valikut. Aga tasub alati oma tuttava rehvimüüja käest üle küsida, et mida neil parasjagu pakkuda on ja kui laos pole, siis saab loomulikult ka tellida, et tootja enda kodulehel on ka loomulikult võimalik käia vaatamas, milliseid rehve parasjagu on võimalik oma sobivale väljale panna ja mida siis nagu autotootja lubab alla panna, sest peame alati arvestama sellega, et kui on plaanis panna alla suuremat rehvi, kui autotootja ette näeb või tehnilises passis kirjas on, siis tuleks seda juba hakata vormistama ümberehitusena auto puhul, et päris tuleks nõu pidada, et kas see rehv nüüd alla mahub ja kas ta ka päris legaalne selle auto all on. Okei. Üks asi, mida veel tähele panna, on kindlasti ka väljalaius. Jaa, igasuguse välja peale igasugust rehvi ei pane. Jaa, reeglina on rehvi tootjate kodulehel ära märgitud konkreetse rehvi juurde ka soovituslik väljalaius. Nad on seda teinud suhteliselt konservatiivselt, ehk nad on märkinud reeglina suhteliselt laia välje. Ja praktiline kogemus maastikusel ütleb, et seda sama rehvi võib panna ka umbes tolli võrra kitsama välje peale, kui on see tootja kodulehel. Sellisel juhul lihtsalt see rehv surutakse tihedamalt välje peale ja sinna ei lähe maastikul seda muda ja oksi vahele ja rehv jääb ka tegelikult väga ilusti välje peale kinni. Aga jah, orientiiriks tasub võtta selle sama rehvitootja koduleht, kus on soovitus, millise välje peale panna. Et rehvi valiku puhul, kui on nüüd plaan minna veidi laiema rehvi peale, peaks kriitselt vaatama seda velge, mis teil autol all on, või vaatama, kas tuleb ette võtta ka väljavahetus. Nii, aga lähme rehvidega edasi. Jaa, siin on üks veel agressiivsem mustriga rehv. See on nüüd Eestis väga levinud Cooperi STT muster. See vist enam väga tänavalegaalne ei ole või see läheb... Rehv ise on suur, mustrit tegelikult saab oluliselt väiksema rehvile, nagu meil siin kõrval on. Lihtsalt näidis on selline suur rehv umbes, see peaks olema vist 35 tolline. Ta on mõeldud nüüd 18 tollise velje peale, ehk saab üsna tänapäevase auto alla seda panna, kui koopasse mahub ja on see võimalus olemas. Tegu on nüüd mustriga, mis tegelikult on ka maantee peal suhteliselt vaikne ja mõnus ja siin on nüüd see vahe ikka nii suur, et läheb kohe nagu öeldakse sõrmtäiega vahele, mis tähendab omakorda seda, et ka siukene tihe savi ja üsna tihke muda tuleb see rehvi vahelt ilusti välja ja see agressiivne asümmeetriline klots hammustab ennast sellest pinnasest läbi ja suudab ka üsna sügavast rööpast teid tee peal tagasi tuua. Ehk et tegu on, sellist rehvi võib ka üsna tihti näha igapäevasõiduka all, et kellel on seda metsa poole pööramist tavaliselt rohkem. Ja üks rehv, mis on selle võrra eriline, et kui nüüd lähedalt vaadata, siis siin on
sisse pandud naelad. Küll aga mingile väiksele osale ainult. Väiksele osale põhjus on selles, et seda rehvi plaaniti alla panna üle võistlussõidukile ja sellest tulenevalt on ka naelu rohkem sees, kui nüüd kasutav standard ette näeb, et kindlasti peab meeles pidama, et ei pannaks rehvi sisse rohkem naelu, kui meie eeskirjad lubavad seda panna. Siin on nüüd neid umbes poole võrra rohkem, on mõeldud sellele, et võistlusoludes oleks seda pidamist veel rohkem. Aga tegu on PF Goodrichi üsna uue rehviga, see on Mooterrain MK2, mis vahetas välja väga-väga pikalt müügis olnud Mooterrain rehvi, mis oli väga populaarne Eestis ja mille, ütleme, siuksed pruugitud versioone võib järelturult leida sinna. Tegu on täielikult ümbertehtud mustriga, mis on siis väga hõreda klotsiga ja lisaks on siis klotsile pandud sisse veel vee juhtimise sooned siia. Lisaks on rehvi külje peale tehtud veel eraldi klotsid, et oleks võimalik nii-öelda ka rööpast välja tulla. See nüüd tõesti ütleme siukse suure klotsiga rehv, millega võib talvel sõites mõelda nüüd selle asja lamellimise peale, nagu jutuks oli, sest see klots on üsna suur ja ta kipub libedaks minema. Suvistes oludes ei ole temaga hullu, sest nagu jutuks oli, tema müratase on suhteliselt madal ja mõnus liigelda. Siin juures olev rehv on nüüd 37 tolli suur, mis on päris suur ja ütleme, et tema läheb nüüd alla juba spetsiaalselt ümber ehitatud maasturitele, et ei ole meil siin ühtegi tänava legaalset tavamaasturit, mille alla läheks, võib-olla siis Arctic Truck on ainukene, kuhu võiks siis nii-öelda Toyota poolt mõelda sellise rehvi allapanekut. Aga ülejäänud tavamaasturite puhul tähendab seda juba ümberehitust, et see auto on juba tõstetud ja mõeldud suurema rehvi allapanekuks. Ja eelkõige võib meil leida tõesti võistlusauto alt juba, et igapäeva kasutuses nii suur rehv on veidikene liiast, ütleme, et sinna just väga mugav sisse roida sellisesse autosse selle rehviga ei ole. Väike pinglik peab kaasas olema. Teil on sellise mõõduga kogemus olemas. 38 oli magada. Jah, mis on veidikene suurem sellest, aga ütleme tõesti, kui on plaanis minna tegema sellist nii-öelda väikest tiiru väljaspoole meie kaunist koduvabariiki, siis tasub sellise rehvi peale muidugi mõelda, et kui on ootamas suured Venemaa avarused näiteks, siis on see igati kiiduväärt mõte sellise rehvi peale. Elu muidugi näitas, et mõistlik on sõita 35-ga, sellepärast, et 35 rehvi sa veel koha pealt leiad, et kui me enda rehvi puruks sõitsime, siis järgmise rehvi oleks tõenäoliselt saanud 1000 kilomeetri pärast. Mis selle just väga hea perspektiiv. Just. Et see on aga sama mustrit tõesti on võimalik saada nendes väiksemates mõõtudes, nii et küsige julgelt oma rehvimüüja käest, et kas nad saavad sellist toredat rehvi pakkuda. Jällegi tegu rehviga, mis on suhteliselt hea läbisõiduga, et kui nüüd tõesti kogu aeg ei juhata mida kiirded temaga, vaid käiakse ikka põhiliselt nii-öelda kruusa ja metsateedel, siis kestab ta üsna kenasti ja kaua sõita. Ja mis on muidugi nende kvaliteetrehvide eelis? Tänapäeval üsna harva veel protekteeritakse rehve. Kuid nii imelikku ei ole, siis nii-öelda agarad maasturi kasutajad ostavad ja müüvad ka üsna siledaks sõidetud maasturrehve. Kui ta on suhteliselt uus, tema karkass on terve ja ta on jõudnud oma kulumise lõppjärku, siis on meil Eestis olemas täitsa firma, kes lihvivad siledaks ja leivad teile uue mustri peale. Okay. Tõsi küll, ütleme, nende hinnad jäävad üsna sarnaseks juba valmistuvatud protekteeritud rehviga, aga mõttekas on tõesti siis, kui tal on väga suur rehv või väga erilise mõõduga rehv, mille hankimine on keeruline. Nii et kui te olete jõudnud oma rehviga nii-öelda kulumise lõppu, siis võite julgelt mõelda, kas tema maha müümisele või protekteerimisele. Et kvaliteetrehvi on eelis, sest odava rehvi puhul paraku see karkass enam teist korda kasutamist ei kannata. Seal on see tema eelis. Nii, ja lõpuks on meil siis eriline orav selline. Tundub, et oleme veeretanud traktorrehvi siia, aga nii ta paraku ei ole. Tegu on siis Fedima Sireko Extreme rehviga. See on nüüd puhtalt võistlusautode jaoks, kus on siis tõesti see klotsi vahe on nüüd maksimaalne ja eriti kõvad offroad mehed lõikavad siit veel klotse vähemaks seest. Ehk et ta tõesti hammustab pinda nagu traktorirehv. Ehk et kõik, mida on võimalik nende küünte ja varvaste kinni krabada, sellest haaratakse kinni. Ja sellistega võistlustega siis rehve võib leida meie võistlusautalt, kes käivad offroad võistlusi vaatamas. Ja siin külje peal on ka veel hunnik mingisugused ja, mummusid. Ja selle külje peal on veel täiesti suur hunnik mummusid, mis on võimelised ka veel haarama sellest viimast õlekõrrest nii-öelda, kui maapind kipub täitsa käest ära minema ja vaja välja saada. Ja pluss loomulikult need on tugevdatud seinaga hästi jäigad, et ei tuleks kivid ja kännul kallale ja lõhuks teie kallist rehvi ära. Et sellise rehvi hankimisel peab olema juba üsna suur mudaarmastus hinges sees, et sellega tänapäeval sõites on üks kindel, teie naine kuuleb teie kodutulekut oluliselt varem, kui ta teie autot näeb. Et kogenud ohvrakõrv ütleb, et olen maantee peal kuulnud, kus tuleb selline undamine ja siis kurvi tagant tuleb paari minuti pärast auto.
et selle puhul on jah, naabrid kuulevad, mida te tulete ja te kindlasti kuulete, millal teie auto lahkub. et selle puhul jah, on juba müratasemest rääkimine üsna nii üleliigne teema. Jah, nende rehvidega on nüüd niisuguse igapäeva kasutajale väljavaatamine, aga ma loodan, et meie vaatajate hulgas on inimesi, kellele see mudaarmastus on nii sügavalt hinge läinud, et ka nende garaažis võib niisugune rehv endale koha leida, et auto all. Ma küsin siia lõpetuseks veel sellise küsimuse, mida ka meie eelmise video all küsiti, kui me vintsidest rääkisime, et kas te paigaldate muudele markidele neid vintse ja rehve või ongi ainult selline Land Roveri business? Jah, ütleme, et imede põllu pealt võib julgelt tulla küsima oma autole uue rehvi pakkumist. On väga paljude rehvide esindamise müügiõigus meil olemas ja saab üsna suurt mõõtu ja väga paljusid just nimelt suuri rehve on ka laost kohe pakkuda, et väiksema rehviga läheb väga aega, sest ega meie juurde väga väikse rattaga autod ei jõua, aga küll me nad suureks kasvatame ja selle suurema rehvi kasutamisega selgeks õpetame selle autole. Et julgelt võib tulla jah küsima, et loodame, et saame pakkuda head laia valikut ja väga erinevatesse tingimustesse. Väga hea. Siis on veel selline asi, et meil on endal küll kõvasti erinevaid mõtteid, mida sellest nii-öelda off-roadi saagast rääkida, aga kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis pange aga saate alla kirja ja siis me saame sealt järjest võtta ja muudkus seletada. Ja varsti oleme ka Kristjaniga minemas ühel ilusal lumisel päeval autoga välja, et siis vaadata üle, kuidas moodi see vintsimine reaalselt välja näeb, nii et kui te oma tutika vintsiga esimest korda kuhugi kinni jääte, siis teate täpselt, mida teha ja kuidas. Kuidas teha. Just. Aga kohtumise järgmise korrani. Nägemist!